Ja tere kõigile! Mul on väga-väga hea meel, et sa valisid selle päeva iseendale, kas siis siin kohapeal või võimaluste piires Zoomis. Aitäh, et sa tulid. Ja miks see mulle on oluline? Eelkõige sellepärast, et ma fännan seda, kui ma saan mingisuguse muutuse käima lükata, mida loomulikult sa ise teed, aga kui siit läheb midagi sinu jaoks idanema sinu elus. Ja ma loodan, et see on midagi suurt. Näiteks nagu kevadel me tegime Liisi Kirhiga webinare, kas keegi osales finantsvabaduse webinarid? Ja üks naine helistas mulle sügisel ja ütles, et ta kevadel kuulas seda webinari ja sai aru, et on emotsionaalne ostja ja loobus sellest harjumusest. Ja ta oli saanud sügiseks kokku remondiraha ja ma juba nagu hakkasin hõiskama seal telefonis, et super, ja tunnustama, et nii hea. Ja ta ütles, et ja lisaks remondirahale oleme ka säästu endale kogunud ja ma mõtlesin, et vau, et just seda sorti muutusi ma tahaks, et mis poole aastaga juba annab nagu sellise efekti ja kui sa aastate ja pikema aja peale tagasi vaatad, siis sul on nii, et Ja minu pealkiri on, et asi pole ainult rahas. Et see on ainult üks sõltumatu naise tahk. Ja seda konverentsi mõeldes ma otsisin erinevaid ruume, ma otsisin siin linnakus, otsisin kesklinnas ja ma vaatasin, et nad olid tihtipeale pruunid ja madala laega ja need tundusid kõik valed selleks, et rääkida naise sissetulekust ja naise eneseväärikusest ja eneseusaldusest. Ja siis ma leidsin selle ruumi, mis siin tundus kõik õige, et siin on hästi kõrge lagi, kes Zoomis osalevad ja ei tea ja ei näe, sest et just siin saab mõelda suuremalt ja unistada suuremalt. Ja teine, ma otsin sümboolsust, ehk siis see oli sümboolne, et siin on kõrge lagi. Ja teine huvitav sümboolsus on muidugi see, et just tänasest on rangemad reeglid, et me peame oma suu kinni mässima. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et tegelikult, kui ma nüüd natuke kaugemalt alustan, et raamatus, kas keegi mäletab, et seal oli üks joonis nagu sammudega, et kuidas saada nagu sõltumatuks naiseks. Keegi mäletab joonist? Ainult üks, umbes nii. No seal oli joonis nagu samm-sammult, et hakka ennast usaldama ja kasvatama sissetulekut ja kasvatama säästu ja osta endale maja ja hakka ettevõtjaks ja lõppu kirjutasin, et oledki sõltumatu naine. Ja siis ma jäin pead kratsima, et see on kuidagi nagu, ei ole ju nii, et osta see ja teine ja siis hakka ettevõtjaks ja siis oled sõltumatu naine. Et millal sa tegelikult oled sõltumatu naine? Tegelikult sellest hetkest, kui sa otsustad, et ma tahan olla sõltumatu naine, mida iganes see sinu jaoks tähendab. Minu jaoks tähendab see seda, et sa saad ja julged ise otsustada ja ise valida. Ja oled oma elu boss põhimõtteliselt, et sa ei pea sõltuma teistest nii palju. Ja mida iganes see siis sinu elus tähendab ja see võib tähendada ainult seda ühte väikest muutust mõttes, et ma tegelikult tahaksin. Ja et see on ainult sisemine hoiak, see sõltumatus. Ja kui sa teed mingi esimese sammu, siis sa oled juba veel natuke sõltumatum ja kui sa teed veel samme, siis sa oled veel sõltumatum ja sellepärast ma ütlesin, et alguses oled emotsionaalselt sõltumatum ja pisitasa üha enam rahaliselt ka. Kes on sõltumatu naine? Nii tore. Ja rahaga ongi tegelikult see asi, et meil on tihtipeale, ma ei näinud, kui paljud teavad oma meeste palkasid, aga isegi paari suhtes ei räägita ju rahast nii palju. Ja me ei tea ja seal ei ole nii palju läbipaistvust ja rahast võivad kõik rääkida, see pole üldse oluline, mul ka pealkiri on, üldse pole oluline. On. Ja lihtsalt, kui kuhugi maani nagu rahajuttudega minna, siis seal hakatakse ebamugavust tundma ja sa ei räägi enam nagu lõpuni kõik ära oma raha asjadest. Ja sellepärast on ka see siis mask sümboolne raha teemal. Siin me nii-öelda võtame ära selle nähtamatu maski ja me räägime raha teemal. Pool konverentsi on rahast ja teine pool on muudest täisväärtusliku elu aspektidest. Ja ma tahtsin veel rääkida, et miks pole rahas ainult asi. Ja see algab sellest, kui eelmise majanduskriisi ajal
mu ülemus, täpsemalt mu ülemuse ülemus, kutsus mind enda ruumi. Ja ma läksin kohale, vaatasin, et tal on nagu näpuotsad niimoodi kokku pandud, et mis jutt nüüd tuleb. Ma olin koolitusvaldkonnas ja majanduskriisides saavad koolitusvaldkonnad esimesena pihta. Ja ma istusin ja hingasin, võtsin oma pastaka, et äkki saab midagi kirjutada, et mis ma tegema pean. Ja jutt oli väga lühike. Ta ütles, et mu töökohta ei ole enam vaja. Ja siis mul tuli pisaraid vist nagu selles suunas, mitte isegi otse ülevalt alla. Sest mu laen, mu turvatunne, mu plaanid. Ja siis tema keskealise mehena, minust natuke vanemana, võttis oma kohvitassi alt saljurätiku ja ütles, et kui sa saad, siis ära nuta. Ja siis ma läksin, mul oli veel pastakas käes, läksin otse WC-sse. See on ju meie selline privaatruum kontorites. Panin kaane potile peale ja istusin. Tõmbasin WC-paberit ja hakkasin kirjutama lihtsalt, mida ma tunnen. Ja ma kirjutasin vihast ja pettumusest, hirmust ja veel vihast ja pettumusest ja sõltuvusest ja siis ma hakkasin kirjutama juba natukese aja pärast kurbusest, veel pettumusest, vihast, väikesest põnevuse tundest. Kirjutasin veel mingisugusest kergest elevuse tundest, veel natuke pettumusest, veel natuke elevusest ja õhtuks ma olin täiesti nii, et ma olin eufoorias, mõtlesin, et see on ju vabadus, kui äge. Aitäh selle kingituse eest, mida ma ei osanud endale oodata. No mul oli ikkagi vaja see laenuasi ära lahendada, ehk siis ma üürisin välja oma Tallinna korteri ja sain töökaaslaste käest ühe Lõuna-Eesti talu kasutusse. Ja kuna mul siis veel last ei olnud, siis oli see lihtne muutus ja mõtlesin, et vaba suvi. Ma juba kirjutasin seda Hingele Pai raamatut, kes seda luges kunagi ammu. Jah, sellest sai bestseller, nii äge, seda ma ei oodanud. Ma lihtsalt kirjutasin, ma lihtsalt tahtsin seda jagada. Ja mul oli samal õhtul, kui ma selle koondamisteate sain, oli mu esimene joogatund. Ma olin hakanud juba joogaõpetajaks õppima ja mu sõbrannad ütlesid, et kuule, tee meile tund ja kuigi ma tundsin ennast väga ebakindlana, siis ma olin hästi tänulik, et nad oma elutoas lihtsalt tugitoolid kokku lükkasid ja mind sinna lubasid. Ja see oli hästi sümboolne minu jaoks ka, et nagu kui üks uks läheb kinni, siis teine läks kohe lahti. Ja seal Lõuna-Eestis ma olen hästi tänulik sellele perekonnale, kes andis selle talu ja seal oli mul vabadust siis teha, mida ma tahan. Ma ärkasin hommikuti kell 5 ja tegin 2,5 tundi joogat. Ma pakkusin ennast kohaliku hotelli joogatunde andma. Ma reedest kuni pühapäevani tegin iga nädalavahetus seal selliseid joogaritriite, kuhu tuli 1-5 inimest. Ja siis sageli enamasti üks. Ja mul oli hea meel, et ta jõudis õhtul kohale, sellepärast, et Tallinnast tulles oli pikk maa ja see oli kottpime seal õues ja ka toas. Ja ma kutsusin ta sauna ja pesin ta selga ja siis tegime süüa või ma olin talle süüa valmistanud ja siis ükskord, kui ma seal talus magasin, siis mul lihtsalt jooksis hiir juustesse, et seal oli nagu nii metsik tegelikult. Ja mul oli hea meel, et ta jõudis õhtul, sest siis ta oli hommikuks juba nagu leebunud, et seal oli okei ärgata. Ja seal oli isegi sipelga pesatoas, et selline koht. Aga ma olin nii õnnelik, see on nagu minu point, et kui ma sügisel hakkasin asju pakkima, siis ma märkasin, et ma olin võtnud kaasa neid nagu ülimagusaid martsipani komme, mis mulle maitsesid. Ja ma ei olnud neid ühtegi korda avanud, nende peale mõelnud ega neid avanud, mis tähendas, et mul oli üks vabaduse kiht juures. Et ma olen sellest ajast peale 12 aastat magusa suhtes ükskõikne ja see on üliäge, kui sa saad valida, mitte magus ei vali sind, vaid sina valid magusa. Ja sellepärast polegi asi ainult rahas. Mul ei olnud raha. Mul oli 400 eurot oli mul üldse total kõik. Ja kui ma alustasin nagu seal hiirega majas.
aga mul oli niisugune sisemine vabadus ja niisugune tahtmine sinna jõuda, ka rahaliselt. Ja kui ajas edasi kerida, siis ma hakkasin tegema Hingele pai ajakirja. Kes ajakirja teab? Praegu ta ei ole enam füüsiliselt paberil. Aitäh, nii tore, nii paljud. Ma otsisin sinna investeerimiskolumni autorit. Kristit nägin iga päev unes ja mõtlesin ja unistasin ja kirjutasin, spämmisin kõvasti talle. Aga tal oli ka vist töine muutuse aeg, just see läksid tööle sellel ajal ja ma ei saanud vastust. Ja siis ma mõtlesin, ma crashin nagu mõnda tema seminari ja siis ma ostsin lihtsalt pileti ja ma läksin kohale ja siis oli tal parves naisi ümber, kõik küsisid, mis ma teen oma 100 euroga ja mis ma teen oma 1000 euroga. Ja mul oli nii, et kuidas ma saan sult nagu kvartaalsed nagu artiklid. Ja siis ma seisin lihtsalt seal kõige lõpuni, kui juba tulesid hakati kustutama ja Kristi juba pakkis asju, ma nagu, jaa, mul on ka üks küsimus. Sellest ei tulnud lõpuks midagi muud kui seda, et ma olen ise majandust õppinud, aga see oli 24 aastat tagasi. Ja kui ma Kristi jutte kuulasin investeerimisest, siis ma mõtlesin, et vau, et see on ju palju kättesaadavamaks läinud, palju lihtsamaks ja palju väiksemate summadega saab tänapäeval seda teha kui siis, mis oligi ainult profidele põhimõtteliselt. Ja nüüd sellest sai siis alguse minu rahaline vabaduse teekond. Ma vaatasin, et see aasta ma keskmiselt teenisin investeerimisega 583 eurot vist oli kuus. Et päris hästi, aitäh Kristi ja aitäh kõik maakera maailm.